tervist! Meile Eestis on Olev Siinma üks moodsa arhitektuuri klassikuid. Ja Pärnus on ta selline Pärnu linnale, mis väga kiirelt Eesti ajal püüdis areneda, selline moodsa kuurorti ilmeandja. Et siin kindlasti on tähtis see, et ta mõtles unisoonis linnajuhtidega. Kõik Eesti kuurortlinnad ju olid hädas pärast Eesti iseseisvumist, nad olid kaotanud oma jõuka klientuuri Tsaari-Venemaa kokkukukkumisega, kes olid ju peamiselt tulnud Peterburist ja tegelikult neid linnu hakkasid täitma keskklassi eestlased. See oli täiesti uus seltskond. Eramud on võib-olla kõige põnevam osa tema loomingust. Esimene eramu on tegelikult Tallinnas, Pärnust Tallinnasse kolinud sinditehaste omanik, toonane omanik Van Jungi perekond, nende oma Roosikantsi tänaval, mis on väga niisugune juba 1930 ja täiesti modernistlik. Ja järgmisena 31 kavandab ta oma kodumaja. Need kaks on sellist uut, huvitavat, eksperimenteerivat. Ja nüüd ma julgen öelda, et 32 kavandatud ringi 14 ja 33 kavandatud see Lõuna 2A, kus me oleme, et need on juba selline küpslooming. Et jah, igaüks lisab midagi natuke uut juurde, aga kõige ekstravagantsem, kõige otsivam, kõige eksperimenteerivam on oma maja, sest see on juba keerulise krundiga, see on nii keerulise ja nii ootamatu krundiga, et selles oli niisugust, ma olen selle kohta ikka öelnud, et linnaarhitekt oli see, kes pidi oma võimisi näitama, et ta pidi ennast tõestama, et aastasadu pole seda kolmnurkset krunti keegi, sest palkmajana ongi seda kolmnurgale väga raske ehitada, et tema tuleb ja näitab, et milleks ta võimeline on. Ja siis järgmine on see, ja siin on väga palju ühiseid jooni. Mina olen väga pahane ja väga häiritud sellest, et maja, mis on ammu muinsuskaitse all, kuidas lubati selle maja taha sinna mõned aastad tagasi ehitada üks 3-korruseline maja. Et siin on ikkagi, see näitab Eesti muinsuskaitse täielikku hambutust. Ma kahtlustan, ma ei tea täpselt situatsiooni, aga ma arvan, et kaitse all on ta krundipõhiselt. Ja naaberkruntile ei ulatunud selles mõttes kaitsevöönd ja seetõttu saadi see maja ära rikkuda siia taha ehitatud 3-kordse majaga. Vastu müüri ehitamisest tuleneb siis oma majast korduv võte, et söögituba jääb pimedasse maja keskele ja et tema valgusmuret natukene leevendada, on siis hästi lai aken elutoas, mis pannab talle õhtupäikese. Foajeesse avaneb siis siseaken, see siseakna motiiv, mis on Siinmale jube oluline. Ja ta oskab selle tugeva sisearhitektina välja mängida, see, kuidas need 2 kumevat klaasi on, annavad talle teatud mahulisuse. Üleval on veel see väike valgus, mis on ju omal ajal see, et kapis sees lamp. Olukorras, kus veel paljudel inimestel ei olnud kodus elektrit, see oli ikka midagi nii peent, kui veel olla saab. Ja siin majas on ju veel Eestis täiesti ainulaadselt veel selle siseakna motiiv teisel korrusel, mis on võib-olla isegi kõige, ma julgeks öelda, peenutsevam element selle maja puhul. Et kui see maja ühtepidi on pool puidust, ahiküttega, selles mõttes ütleks niisugune lihtsakoeline ja odavake. Aga teistpidi, kõik see niisugune edevus, mis on fassaadil. Ta on ikkagi fassaad oleks võinud olla palju lihtsam. Siin on väga palju teadlikult niisugust moodsat kompositsiooni, kuidas need aknad on. Nii nagu Siinma armastas, et talle ei jookse kunagi sokkel ühtlaselt, vaid siin selle vestibüüli kohal tõuseb sokkel kõrgele akende alla. On ühesuguseid aknaid, teistsuguseid aknaid. Me näeme, kuidas
selle piirdemüüri kaar ja siin iluaia poole pealt jäi see kaar teostamata, aga projektis oli olemas. See aitab kaasa sellist püramidaalset kompositsiooni, mis selle kõrgele tõusva korstnaga tipneb. Ja kuidas see kõik läheb järjest ülevalt õhulisemaks ja kuidas on palju erinevaid pinnaviimistlusi, kuidas teda kaldkatust varjab nende 4 voodrilauaga. Erinevad piirded ja see on üks väga timmitud kompositsioon. On seal väljas, aga et sees on mitmed asjad lihtsad, aga ka konservatiivsed. Et näiteks see, et ahiküttega väikese põranda pindalaks ei ole väga suur maja, aga eraldi on teenijatrepp. See teenijatsoon on kõik eraldi. Ja nüüd on põnev see, et seal üleval, kus tegelikult on ju nagu ütleme ühe perekonna intiimne, kaks laste magamistuba ja üks vanemate magamistuba, ütleme klassikalise mõttes, tegelikult nii ei elanud seal, aga see on nagu ütleme, kui sa plaanile peale vaatad. Et nüüd seal ema-isa toast peab läbi selle klaasseina akna taga minema tualetti. Ja lapsed peavad jooksma ringiga, eks ole, lapsed ei saa üldse oma toast otse tualetti. Et selles on niisugust, kuidas öelda, peenutsemist, mida üheski teises Eesti villas ma ei tea. Aga samas, et see on selle klaasaknaga see koridor seal, et see on nagu väga põnev. Ja see on jällegi teistmoodi põnev, et selle WC ja vannitoa esine koridor, see läheb orgaaniliselt sellele teenijatrepile. Selle kohta võiks öelda niimoodi, et järelikult see, et meesmajas, kodanlikus korteris või villas, liigub kogu aeg selles esindus- ja avalikus tsoonis. Ja naine, kellel on teatud rollid olla võõrustajana selles avalikus rollis, aga tegelikult on ta majas elu ülemkorraldaja. Ja tema peab sealt sellest koridorist jõudma mööda teenijatreppi, andma alla teenijale kõiki neid korraldusi, kuidas asjad peavad olema. Et see on nagu tema niisugune salakäik. Ma julgen arvata, et see on üks kõige kallimaid krunte asukoha mõttes Pärnus. Selles mõttes, et see on nii hea ja fantastiline koht. Ühtepidi oled vanalinna küljes, aga akendest avaneb vaade bastionaalvööndile, mis on parkideks muudetud. Praktiliselt sinu eluruumidest paistab ainult rohelus. Ja teispool parki jätkub seesama Eesti ajal ehitama hakatud villade rajoon. Et see Ringi tänava ümbrus, mis on ka ju üks Pärnu kõige šikimaid koht, et seal ju on see tema enda Ringi 14, aga muidu enamik Ringi tänava maju on 20-ndatel ehitatud ja osa isegi üksikud juba ka tsaari ajal, et siit paremat krunti Pärnus on raske tahta. Minu meelest restaureerimiskontseptsioonis oli Mari Kurismaal väga nutikas idee luua siin koopiat peaministri mööblist, mille Siinmaa oli teinud Toompea lossi. aastate lõpus kujundati Toompea lossi endise kuberneri ametikorterisse. Need on need ruumid, kus praegu on Riigikogu spiiker. Seal seati sisse Eenpalu jaoks peaministri ametikorter. Ja selle korteri sisustas Siinmaa oma mööbliga, nii söögitoa kui elutoa. Ja miks ka mitte nüüd siin majas kopeerida seda lahendust. Et ühtepidi me natuke võime ju öelda, et kas nüüd see Pärnu kodanlase villa, et kas ta on nüüd peaministri ametikorteriga nagu sama sotsiaalne staatus, võib-olla et mitte. Aga teistpidi, kui me jälle Siinmaa keskselt mõtleme, et me saame siia ükskõik mille muu asemel Siinmaa kujundatud korterimööbli 30 aastat oma ikkagi kopeerida, see on parem kui miski muu. Vilja Vetik on tõesti tahtnud seda Pärnu kõige ilusamat maja kõige paremas kohas, mis on hea kodukoht, tahtnud väga hoole ja armastusega korda teha. See pühendumus, mida tema on selle maja heasse käekäiku andnud, on tohutult eeskuju vääriv.
ja seda veel eriti kontekstis, et me näeme, kuidas Siinma maja siinsamas natuke eemal ju ka tehti hoole ja armastusega korda, aga omanikud vahetusid ja uus omanik ei suutnud mõista kogu seda hästi säilinud väärtuslikku Siinmat seal ees ja rikkus maja ära. Ja tegelikult on see, et midagi nii hästi säilinud on meil tohutult vähe Eestis alles. Et annaks Jumal, et need vähesed hästi säilinud majad nii häid omanikke leiaksid. Tegelikult oli ju enne seda tehtud, eks ole, Rüütli tänav 1A, Siinma enda oma villa, mis oli mõnes mõttes, Mart teab seda paremini, arhitektuurselt ehk huvitavamgi maja kui see. See on soliidsem, mida Kesk-Euroopa poole läks või Korbu poole või kuhugi sinna Hollandi poole, Ritfieldi poole, seda geomeetrilisemaks või elegantsemaks see asi läks. See on ikkagi matsakas Kesk-Euroopa majakene. Seda peenust on nagu, et see klassikaline haibitud Kesk-Euroopa korbulik modernism on ikka peenem. Ja seda ma olen Mait Väljasega ka mitu korda arutanud ja kus ikkagi seda analoogset arhitektuuri nagu see siin on ja Siinma nagu oligi see, või nagu Siinma siin nagu tegi seda, on ikkagi Tšehhi. See on täiesti kummaline, mitte Böömimaa ainult, vaid ka Määrimaa. See tähendab Brno, eks. Böömimaa on ikkagi see, kus on Villa Müller, eks ole, mida me käisime Mariga vaatama, see oli Adolf Loos, eks ole. Seal on ka terve funk elurajoon, mille nimi on Baba. Ja ennem selle maja tegemist käisingi selle Tšehhi reisid, ma käisin ära. Lähed Poolas ei ole seda. Lähed Saksamaale, on ka vist Stuttgartis ainult üks väike, aga niimoodi massiliselt ei ole, aga millegipärast Tšehhis on massiliselt. Andres Põime käis Brnoos ja ka oli konnanud seal 3-4 tundi. See on uskumatult maju ja sealt on mul üks foto ka, mis on ääretult sarnane sellele majale, muuseas Siinma majale. Mis arhitekti nime ma ei tea ega midagi, aga lihtsalt üks foto, lihtsalt jäi tee peal jalutades. Seal on materjalid natuke paremad, vaat Eesti on ikkagi ju vaene riik, eks ole, olnud. Et meil on see materjali valik on ikkagi suhteliselt vaene, et lihtne puu ja küll põrandad on siis seda tamme ja sedagi ei ole igal pool siin majas, eks ole, ta kuskil maal sai see raha otsa lihtsalt, eks ole, siis värviti see, oli tavaline laudpõrand ja värviti, eks ole. Fassaadis on ka, Tšehhis on katteplekid on kõik vased, eks ole, aga siin on meil ikkagi see samane kuum tsink. Siin jäid nende tugimüüride katteplekid, kõik on originaalid ja need on kõik need Eesti-aegsed ligi millimeeter paksud tsingitud plekid kuskilt Saksamaalt või kuskilt sealt kandist ja need olid kõik on originaalid ja need on alles kõik. Kui mõni jupp oli katki, siis me asendasime, aga põhimõtteliselt see on kõik säilinud. Katus oli Vene ajal pandud uus ja see oli veneaegne plekk. Et see maja on tegelikult puitkandekonstruktsiooniga, et see on püstbruss maja ja see brussi paksus on mingi 7,5 sentimeetrit ja nad on pandud nihkes 2 kihis, nii et 15 senti on siin täispuitu. See on sisuliselt palksein, eks ole, aga kandiline palksein. Kivise feelingu annab siis see, et seal on see 6-sentine õhkvahe ja siis tuleb tellisvooder. See on mingi 12 senti, eks. Ja see on krohvitud. Nii et ta on väljast ikkagi tugev, ta ei ole nii nagu tänapäeva maja on niisugune pehme väljast. Nii nimetatud pehme krohv, ta on ikkagi, see krohv on kõval alusel. Selle peale nagu ei tulegi, et see maja võiks puust olla. See sein jäi kõik täpselt nii, nagu ta oli ja me ei soojustanud teda. Kui me seinte kallale ei läinud soojustamisega, see õhkvahe muidugi, ütleme, et see on teisest küljest hästi kaasaegne lahendus. See on tegelikult sisuliselt oli siin topeltfassaad, eks ole. Et kui me talvel paneme need avad kinni selle tuulutuse, siis see õhk seal läheb soojaks ja ta nagu soojendab meid. Ja suvel, siin on spetsiaalsed luugid on väljas. Suvel võis neid lahti teha, siis hakkas seal õhkvahes õhk liikuma ja siis ta jahutas seda maja. Selles suhtes see fassaadi konstruktsioon on minu meelest üks ideaalsemad, mida ma üldse niimoodi Eesti oludes, kus on niimoodi ekstreemsed kliimamuutused, kord hästi külm, kord hästi soe, eks ole.
üleval ta tuuldus siis pööningule. Aga me võtsime pööningu kasutusele ja seal on meil koduhooldusruumid praegu pööningul. Ja siis oligi nii, et me ei saanud enam seda fassaadi tuulutada sinna pööningule ja siis me tegime välisfassaadi täiendavad tuulutusrestid, mis Mardile hirmsasti ei meeldinud, ma mäletan. Seinu me ei soojustanud. Aga ütleme, et kompensatsioonimeetod ütleb meile seda, et siis soojendame, eks ole, katust rohkem ja põrandat rohkem, eks ole. No põrand sai soojustatud keldris ja seal on põrandaküte ja see on tõesti hästi soe. Meil on siia projekteeritud sisse sundventilatsioon, mis peaks tänapäeva kaasaegses energiasäästlikus majas olema, aga seda ei ole kasutatud siin siis. Me oleks võinud selle tegemata ka jätta. Sest ma ütlen siin selles puumajas ja selles mingisuguses selles, kuigi need aknad on nüüd tihedaks tehtud ja ma ei tea, kas nad siis tuulutavad või... Sisekliima on siin haruldaselt hea. 3 puud, ma arvan, et päästavad selle maja suvise ülekuumanemise eest. Garaaži pool on ka ikkagi üks huvitavamaid pooli siin majas ja kõik need tehnilised ruumid ja see keldri pool. Pesuköök ja siis keldrisse vee korjamise anum, kus siis katuselt tulev sadevesi korjati anumasse, mida kasutati pesu pesemisel, mis on ääretult moodne, mida praegu, eks ole, Saksamaal, Hollandis massiliselt tehakse. Kuna see maja oli niivõrd hästi säilinud ja kõik need esimene ja teine korrus, et siis see oli nagu a priori, et me selle esimese ja teise korruse 100% hoiame nii, nagu ta oli. Ja siis me natukene enda sugust tänapäevast asja lisasime pööningul, kus tulid need koduhooldusruumid ja siis keldris, kus siis ikkagi ilma saunata ei saanud. Siis meil läks moosiliiuri ümber tõstmiseks, mis Mardile ei meeldinud muidugi, aga lõpuks ta on alles ikkagi see moosiliiur sahvris ja nüüd on seal saun ka. Et see keldri peamine ruum on siis nagu majandus siseõu, nimelt see on kaev, puhta vee kaev. Sellel majal on tõesti õnne olnud, et see perekond, kes siia elama tulid, et nendele see suhteliselt ikkagi sobis üldiselt. See tähendab seda, et alumine korrus oli elutuba, söögituba, köök ja teenjatuba muutus 1 lastetoaks ja üleval oli magamistuba, 1 lastetuba ja teine kabinet muutus 3. lastetoaks. Siin suuri funktsionaalseid muudatusi ei olnud vaja teha ja see oli hästi tore, aga muidugi näiteks sama trepihall, kus me siin oleme, tänapäeva garderoobidest eeldatakse hoopis midagi enamat kui need nagid, mis siin vanasti olid. Kuna see stiil on funktsionalism, siis kõik oli tohutult funktsionaalselt välja timmitud ja kui midagi muuta tahaks, siis see nagu hästi välja ei kukkunud. Näiteks, et kui ikka köögis ei olnud söögilauda ette nähtud, siis sinna ta ikka ei mahtunud ka. Et kuigi pererahval oleks see soov olnud, et oleks üks väike einestamise koht ka köögis olnud, siis lihtsalt ei mahtunud sinna. Samas on köök eraldi ja ta on ikkagi mõeldud teenjaga majapidamiseks. Ja nii palju on funktsionaalsus muutunud, et kuna teenjat ei ole, siis tuleb endal käia siit köögi ja söögitoa vahet. Tänapäeva elu on natuke teistsugune, aga samas mitte nii palju teistsugune, et see nüüd otseselt häiriv oleks. Lihtsalt mõne asjaga tuleb natuke ümber harjuda. Ja ega telekal ei ole head kohta. Selle sama asja pärast, et ei olnud temale kohta ette nähtud. Ja siis, kui sa hakkad seda kohta otsima, siis sa näed, et see on raske. Selles mõttes, et see sein, kus ta võiks olla, nagu ruumi loogika koha pealt, on kitsukene ja niisugused väiksed nüansid, aga suures plaanis õnnestus nagu need funktsioonid kõik säilitada ja üldse peab ütlema, et sellel majal oli tõesti õnnelik saatus, et kõik need detailid on alles ja see nagu hingab see ruum selles mõttes, et ta nagu see ajastu tuleb siit ilusti välja nende pisikeste asjakestega. Et tegelikult ma arvan, et see ongi see, mis selle maja võluvaks teeb. Kamin on päris, kõik on nagu omaaegne ja ehtne. Ja rääkimata sellest, et meie generatsioonile eriti on see nagu olnud alati mingi omamoodi kuldaeg.
need majad nagu meenutasid mingisugust valget laeva ja siis seesama valge laev, mida need, see oli nagu mingi vana kujund, mida siin siis oodati väga pikalt, aga lõpuks ta ikka jõudiski kohale. Ja nüüd see maja ongi siin, palun väga, see valge laev. Mis on köögi ja söögitoa vahel, et see on tegelikult tähtis koht. Just selle sama asja pärast, et köögilõhnad ei jõuaks söögituppa ja selle jaoks ongi seal tarvilik see koht, kus vahepeal kandik maha panna, et üks uks lahti teha ja teine kinni panna. Selle maja eripära on see, et tal on üks suur tulemüür, kus ei ole ühtegi akent ja planeeringus on söögituba just selle koha peal. See on nagu tegelikult kõige tähtsam ruum omamoodi ja ta on nagu selline maja süda, aga ta on nagu varjatud. Ja minu jaoks oligi hästi oluline, et seda kuidagi soojalt ja kenasti lahendada. Siin on küll täiendav valgus siseakna kohal, aga tegelikult ta valgustab väga väikest osa ja söögitoal peab olema alati lisavalgus peaaegu kogu aeg. Neid lampe, mõtteid, kuidas seda valgustust seal korraldada, sai ikka korjatud ja osalt need olulised lambid verandas ja just seal söögitoas said võetud Villa Mülleri järgi. Villa Mülleri salongis oli niisugune ripplamp ja magamistoas oli samasugune. Ja Tõnis Vellamaa oli see, kes minu jooniste järgi need teostas. See on tõesti niisugune ajastu, millega ma isiklikult tunnen ennast seotud olevat. Ja minu emapoolse, ta oli kasvuvanaisa, ta ei olnudki päris vanaisa, oli Siinmaaga hea sõber. Ja nad mõlemad olid Pärnust pärit ja nende mõlema isad olid veel Tiisleri töökodade omanikud. Siinmaa kujundas meie Tartu perekonnal elamise Aleksandri tänavas. Ja siis sellest on mõned toredad fotopiltide pealt on siis see üks lamp korjatud. See on küll komisjonis ostetud, mis siin vestibüülis ripub. Pistikud tegelikult on selline sari olemas nagu 1930 ja see sobis siia nagu loodud muidugi, et nagu aastanumbergi ütles. Kui sellest majast sondaažid tehti, siis see jahmatus oli suur, oli päris ehmatav, kõik see oliivrohelised ja sinakasrohelised ja kõik oli hästi kirju, sest tegelikult ma isegi pärast natukene ühtlustasin, rääkimata sellest, et uksed olid ühelt poolt ühte värvi, teiselt poolt teist värvi, ukse piidad olid kolmandat värvi ja aknalauad neljandat värvi. Hästi palju erinevaid toone oli. Ja siis sai neid siin ühtlustatud, kusjuures tegelikult üllatav oligi see, et nad praegu nagu ei paista välja, et need uksed on ühelt poolt ühte värvi, teiselt poolt teist värvi, aga lihtsalt see, et nendes funkmajades niimoodi tehti, et see oli mul suureks üllatuseks, aga kui me seal käisime Hollandis vaatamas, seal nad olid väga radikaalsed, uks oli ühelt poolt punane, teiselt poolt kollane, kusjuures ta isegi seal ei seganud, sest see oli nii ootamatu, muidu eeldaks nagu niisugust ehedamat materjali käsitlust või niisugust nagu terviklikumat, et poonide puhul ka, et siis et uks on nagu ühest materjalist, aga see ei olnud nii sel ajal, et vaadati kuidagi teistmoodi sellele, vaadati nagu ruumide kaupa, et mitte ukse kui elemendi kaupa. Nimetus sai alati säilitatud, et kui oli sinine, sondaažid näitasid sinist, siis me ka sinise tegime ja kui näitasid kollast, siis me ka kollase tegime, aga see värvide omavaheline niisugune harmoniseerimine, see oli see, millega ma siin tükk aega toimetasin, et ei tahaks, et ta liiga heledaks läheks või liiga kaotaks oma värvilise iseloomu. Sest tegelikult me 90-ndatel võib-olla alles mõtlesime selle fungi nii valgeks. Võib-olla ta pole nii valge olnud kunagi. Ausalt öeldes järjest enam on mind hakanud nagu köitma see traditsionalismi teema. Ja sama võrra, kui see maja on väljast väga moodne ja valge, et seest poolt inimesed ei olnud sellega nõus niisugusel kombel kaasa minema. Ja nüüd kenasti nüüd ümber käia selle teemaga, siis ta tulebki niisugune nagu kodusem ja see puit on meile alati armas olnud. Sel ajal oli Tiisleri töö kvaliteet küllalt kõrge, aga nüüd jah, kui sellest Villa Müllerist rääkida, seal oli sama teema. Et seal, selles mõttes see on nagu hästi arusaadav. Seal nad kasutasid ka suhteliselt uhkeid vineere ja värke ja panid mingisugust inglise chip and dale'i sinna sisse ja eriti ei muretsenud selle pärast.
et nagu ei pidanud see mööbel tingimata torumööbel ja lõpuni funktsionaalne või et ta oli ikka niisugune villa, kus võis olla ka sul mingisugust vanemat mööblit kaasa võetud kuskilt eelmisest kohast ja et see kõik ei ole nagu nii väga üheplaaniline tingimata. Kui me siia majja sisse tulime, siis ta oli kaetud umbes 1,50 m kõrguselt vineertahvlitega. Ja alguses ei olnud inimestel sugugi seda veendumust, et see võiks Eesti-aegne tahveldus olla. Ja siis mina mõtlesin küll, et no see on väga kole, et mis me nüüd teeme. Ja siis muidugi minu suureks rõõmuks selgus, et see oligi ikka lasteaia poolne lisandus ja see võis olla üpris vana lisandus. Aga sealt alt tuli, see tähendab seda, et see linaluuplaat on nagu pehmevõitu, aga tänu sellele ta oli säilinud väga suures osas. Seda me säilitasime nii palju, kui saime ja ta ei ole nii sile kui kipsplaat. Ja seda on isegi raske kirjeldada, aga teeb selle niisuguse suhteliselt ekspressiivse geomeetriaga ruumi kuidagi pehmemaks. Ja siis pluss veel see matt-tapeet, sest tegelikult me kasutasime igal pool ühevärvilisi tapeete ja see paber linaluuplaadi peal. Ja siis me püüdsime jällegi, et uksed oleksid läikiva ja mati kontrast, mis teeb seda natukene kuidagi elegantsemaks ja natukene nagu pehmemaks seda geomeetria mõju. Ma arvan, et see tegelikult on selle maja puhul oluline. Ja see on üldse nende 30. aastate funkmajade puhul oluline. Nad ei ole nii karm, ta ei ole nii terav, see nurk kuidagi viisi ja need siledad pinnad ei ole nii sirged, kui nagu tänapäeval õnnestub seda teha. Ja ta tegelikult on nagu natuke selle võrra nagu inimlikum see geomeetria. Tegelikult õnnestus tõesti uskumatu asi. Lagi on värvitud ja sein on tapetseeritud. Jah, ja me nägime sellega hullu vaeva. Tapeet läheb selle kumera pinna pealt üle värvipinnaks ja ma pean ütlema, et niipea kui üks imeväike vahe oli nendel toonidel, oli see nägi õudne välja. Ja kusjuures, kuna mul olid värvikaardid need suured ja ma panin selle tapeediga kõrvuti, need olid identsed. Muidu poleks seda julgenud, aga see kood oli olemas. Aga nüüd on ta tõesti niimoodi, et ta on nagu niisugune sametjas ja see on kõik tapetseeritud, sest kusjuures see oli üks väga ilus Rootsi tapeet. Tal on nagu mingi kerge paatina, et ta ei ole nagu päris lame. Ja see kõik on peenike timmimine, et meil on teknose kõrgläikeline värv ja sinna juurde õrna paatinaga Rootsi pabertapeet. See annabki lõpuks selle kvaliteedi. Ja siis need ehtsad kilimvaibad ja kuna siin on nii palju alles, et siis minu arvates see õhk on nagu siin, ühesõnaga kõik need valgused ka veel, et see on niisugune soe valgus ja et ta tõesti on suhteliselt elatav seal juures ja ta on nagu suhteliselt ajatu ja ta ei ole nagu nii väga statement, et tulge nüüd vaadake, vaid et ta on pehmelt ja sõbralikult elatav, et ei ole nagu liiga snoob, et minu arvates ta on nagu just ja seesama traditsionalism on minu arvates võtmesõna, mis laseb teda nagu niimoodi elada inimestel ja ennast siin nagu mugavalt tunda ja tekstiilidega on niimoodi, et minu vana armastus on kilimvaibad. Minu arvates need sobivad igale poole ja nad lihtsalt on nii, nad antud juhul on küll kuskilt Afganistanist või sealt kandist pärit, aga peab ütlema, et nad tuletavad meie rahvusmustreidki meelde, et lihtsalt see põimetehnika ise on niisugune, mis nagu seob kõike omavahel kuidagi väga. Ja nad on lihtsa mõjuga ja kena ilusas koloriidis. Koloriit oli muidugi see, mis selle majaga väga hästi haakis. Kardinad lihtsalt osutusid möödapääsematult vajalikuks, et seda privaatsust siin linnaruumis ikkagi hoida. Ja peab ütlema, et see on mingi, mis on elutoas, on mingi, see tuletas mulle tohutult meelde neid Eesti-aegseid kardinaid. Aga see on mingisugune kaasaegne Lõuna-Ameerikas toodetud kardin. Et see tänapäeva elu on täpselt niisugune, et see oli kõige lähem, mis ma leidsin sellele. Sest mul oli üsna selge ettekujutus, mida ma otsisin ja leidsin ka nii, et aga hoopis teisest kultuuriruumist, aga ta tõesti nii oma värvilt kui oma oli kerge ja võib-olla need Eesti-aegsed olid natuke vähem läbipaistvad. Uksekardinatena tihti kasutati niisugust tüüpi. Kamin sai tehtud poekivist muidugi. Seda poekivi oli seal all kasutatud tükati. See tundus siin kõige orgaanilisem. Me oleme siin naturaalseid materjale kasutanud, ega siin pähklispooni kõrgläikega. See oli ka niisugune fungi teema tegelikult. Tammepuud oli siin nagu loomupäraselt juba olemas põrandana. Mööbel sai tehtud, kuna siin isa oli ju suur mööblitegija
ja ta ise ka on palju projekteerinud mööblit. See tundus nii kutsuv mõte, et siin sedasama Siinma mööblit lasta kopeerida, sest mööbli kopeerimine erinevalt maali kopeerimisest ei ole mingi tabu, et pigem see mööbel oligi mõeld tootmisega. Ja siis need toolid näiteks, aga need on ju Riigikogu hoones oli praeguses spiikri ruumis on see suur komplekt ja ma tean, me Leila Pärtelpäevaga koos käisime seal ja vaatasime seda ja see jäi mulle hästi meelde ja siis me mõtlesime, et siia võiks ju seda teha ja see on jalakapuu, kuna originaal oli jalakapuust, siis sai see puit hangitud. Ja siin on nagu huvitav, et ütleme, need toolid on ju tegelikult rahvusornament, aga see rahvusornament on selline üsna elegantne ja ta kuskil läheb üle selle sohva juures on vaadata, läheb ta natuke nii hiinapäraseks. Sest et tundus ikkagi, et kui see Siinma villa on, ta on ikka nagu meie kultuurilooliselt nii oluline ja kui tema oli veel suur mööblitegija, siin nad võiksid ju siis kokku saada. Ja peabki ütlema, et tema on niisugune ülimodern funk ja samal ajal tema on niisugune küllaltki traditsiooniline mööbel. Ütleme, et sisse ehitatud mööblit oli ju säilinud ja see oli nagu hästi tore. Ja need, mis säilinud olid, need restaureeriti koha peal ja need siin nüüd on. Selle kummuti ma siia joonistasin ja selle peegli siia joonistasin ja selle garderoobi. Ma siis lihtsalt joonistan need asjad ja ma ütlen, et kuna see funktsionalism on ka tõesti niisugune asi, et ma ei arva, et ma nüüd mingi retroka tegin, aga ma arvan, et ma tegin niisuguse kaasaegse mööblitüki silmas pidades, et ta läheb 30. majja. See on tõesti tehtav, et mingisuguse juugendi asja puhul on see ka võib-olla veel tehtav, no kindlasti mitte baroki puhul, et no siis läheb juba nagu teistmoodi ja klassitsismi puhul sama lugu, et seal sa ei saa nagu ilma nende väikeste profiiliistudeta aga noh, need on lihtsalt mahud ja et selles mõttes see 30. on nagu tore teema, et ma üldse ütlen, et nende vanade asjade puhul mõttes see tundub nagu nii tore tegevus, et võib-olla siis, kui seda on nii paksult ja kõik kohad on seda täis ja siis on see teistmoodi. Aga see meie väike kultuurik on tõesti niisugune, et kui saad ühe vana maja hingama ja meil seda funkinterjööri on tegelikult tohutult vähe alles. Peaaegu ei olegi, ütleme, et on alles detaile ja on siin alles, seal alles midagi. Aga ja siin ka osalt näiteks kabineti kirjutuslaud, et sai ostetud ikkagi vana originaalmööblite korda tehtud. Et lihtsalt hoida seda ühte pärlikest, mis meil siin on. Kui nüüd tekkiski selline, ütleme, õnnelik juhus, et linn siis pani 2 maja enam pakkumisele. Selles hoones siis oli lasteasutus ja siis kui tekkis idee, et tahaks koera võtta, et hakkasime otsima siis maja, et kus ma saaks oma Eesti agiaga jahimehe koeraga saaks nagu tõues olla. No oligi nii, et Jaaguga siis me hakkasime neid maju vaatama ja siis käisime seda maja vaatamas. See paistis nagu natukene kobedam. Ta oli räämest, oli üle löödud igast vineerid ja siis siin vaheseinad ja uksed olid ära vahetatud ja üle värvitud. Selle maja ostu tulemusena sai iga Pärnu pensionär 500 krooni. Nii et see maja hind kujunes sellest, kui palju Pärnus pensionäre oli. Ma olen nii rõõmus, et ma ikkagi selle otsustasin. Ja kui me siis süvenesime siia, et mis siis maja tehniline seisund on, siis see oli üle ootuste halb. Siin oli seen sees ja siis üks sein oli nii läbimädanenud, et kui me vaikselt kangutasime seda linaplaati, siis ma mõtlesin, et kukuvad need kohe need suured aknad alt ära, sest et keegi ei olnud arvatavasti selle 50 või 40 aasta jooksul neid vihmavetorusid puhastanud ja vesi jooksis mööda seine ja kandetaladesse, et me ehitasime ikka päris palju kandekonstruktsioone uuesti, et see maja püsti jääks.
ja maja hingeellu ma ikka olen panustanud päris palju nagu energiat ja mul on soov jäänud, et mind ise huvitab see. Seesama kell, mis meil siin see Siemensi kell on siin see 36. aasta või 7. aasta toode on. Käisin antikvariaatides igalt poolt, otsisin neid. Ükskord oli selline juhul, oli mul see käes juba see kell, küsiti 50 krooni. Siis mõtlesin, et oi, et ma äkki saan veel parem. Ma andsin selle käest ära, siis poole teemast või, et ma lähen sõidan nüüd tagasi. Lähen tolle, siis juba oli keegi ära ostnud. Ja siis ma ootasin 2 aastat, kui ma sain samasuguse pakendist selle Siemensi selle ajastu kella. Kui sa restaureerid, et siis on vaja kannatust. Ükski omavalitsus ei ole selliseid pärleid ära müünud. Need on korda tehtud ja muuseumiks jäetud. See on kingitus. See oli minule kingitus, samal ma arvan, ma tegin ka linnale kingitus, et ma tegin selle korda. Et ükskõik, kas ma selle kaasa ei võta, et kuidas elu, keegi tuleb teine, hindab seda või linn ostab selle kunagi kellegi juurde tagasi, on see vähemalt säilitatud, see on korras. Ja ma arvan, et see on kõigile hea. Aga kokkuvõttes ikkagi võiksin öelda, et tulevikus, et kui kellelgi on plaan renoveerida teha, siis ikkagi usaldada sissearhitekti. Tema näeb seda asja läbi lõiki ja nüüd kokku pannes kõik need mööblid, vaibad, seina, ukse, toonid. See annabki sellise terviku ja sellise emotsiooni, mida ise ei mitte kuidagi.